mina jälle oma haudiga. No igatahes. Ma avasin juba selle geenipaki, osad asjad olid mul emale. Ja need on siis selle märkmiku jaoks tellisin siis 3 erinevat Sheinist. Ja siis siia vahele ma olen juba pannud märkmiku lehekesed ka. Aga ongi 3 erinevat, need on 2 sama nagu. Ja siis see nagu erinev, et saada teada, et milline see kvaliteet sealt on. Ja et kui tahta kuidagi Eestis nagu või siin lähiümbruses seda teha, et kuidas siis tahta üldse, et see läbi läheks. Siis ka tellisin selliseid rohelisi taadikesi, et ma mõtlesin, et ma teen heigeldatud lillekesi, et siis on nagu need varred. Ja siis tellisin ka sellised kindad, millega siis endale küüsi teha, et siis seda UV-valgust nagu natukene vähem saada oma kätele. Ja siis tellisin ka sellise lambi, millega siis saan õhtuti lugeda voodis. Et siin on erinevad need valgused, 3 erinevat tugevust. Ja see töötab väga hästi. Et ma olen juba seda proovinud ka. Et jep, täpselt niimoodi. Ja nüüd avame koos siis mu temupaki. Siin peaks nüüd sees olema enamus Leo sünnipäeva dekoratsioon. Sest tal tuleb varsti sünnipäev. Ja Leo saab 1-aastaseks. No nii. Ma ei tea nüüd, mis see endas ette kujutab, aga ma tellisin mullimasina. Sellise mullimasina. Nii. Loodetavasti on ikka väärt seda. Eks näis. Siis tellisin ka sellised asjad, et jooke kaasa teha. Siis on selline asi, mis on siis siia nagu number 1 kirjutatud. Seda saan panen siis selle Leo tooli külge selline, et nunnu selline number 1. Et see läheb jah Leo tooli külge. Siis on ka mingi selline asi. Ma praegu ei oska isegi öelda, mis see siis on. Okei. Need on need lambikesed, mis ma siis tahan välja riputada. Need on siis selle päikse patareiga lambikesed. Nii, siis on ka Leole üks mütsikene, mis siis saan kuni 9-aastaseni põhimõtteliselt kasutada, et siin on kuni 9-aastaseni. Meil tegelikult isegi rohkem, kui panna neid niimoodi kokku. Aga jah, müts, mida saaks nagu iga aasta uuesti kasutada. Siis sellised lauakaunistused. Sellised nunnud tegelinskid siis mul siin. Siis tellisin ka sellised asjad nagu sellised nimes, või no mitte nimesid, vaid ongi, et näiteks asjade juurde kirjutada, et mis on. Et ka selline, et mida saab väga paljudes kohtades kasutada tegelikult. Siis laudlina, roheline. Ja siis igatahes selline set, kus on siis kõrred, taldrikud, 2 erinevat suurust, salvakad, topsid, siis
mis see on. Okei. See on see lina. Ma tegelikult mõtlesin, et sealt ei tule lina, vaid tuleb nagu lina koos selle ühe võrega. Aga tuli ainult lina. Nagu ikka temust vahepeal juhtub selliseid apsakaid. Siis tellisin temust ka veel sellised kaaned, et need nahast, ma isin isegi midagi vahel, siis selline, kus on nagu saab kinni panna. Niimoodi vist pigem. Ja siis siin on vahel on praegu lihtsalt mingi tavaline mingi notebook. Aga tahan selle ära võtta siit vahelt, et meeldib see detail, et saab siit niimoodi lahti teha. Ja siis on selline sisu, selline ilus minu arust. Ja tundub väga kvaliteetne ka. Ja siis on ka üks selline roosa. Selline nagu ussinaha moodi näeb välja. Ja siis on sees selline, kus on siin niimoodi. Vot. Nii. Ja siis tellisin ka õhupalle talle. Sellised erinevad. Et siis näis, kuidas need välja näevad, kui need on ära täis puhutud. Mütsikene on siis selline, taga on siis nöörid ja siis siin seda saab nagu niimoodi ära võtta ka. Et ongi, et kuni 9 on need numbrid ja minu arust on jumala cute. Jumala cute. Näed, saan ise ka endale panna siia. Aga selline oli siis mu haulikene. Okei, teeme nüüd siis natukene juttu ka, et mis minust edasi saab. Igastavast nüüdsest 27. augustist lähen mina ettevõtte koolitusele. Ehk siis ettevõtte koolitus Töötukassa kaudu kestab 2,5 või ütleme, et keskeltläbi 2 kuud ja siis üks päev on siis novembris ja üks päev siis augustis. Ehk siis, jah, ongi mul plaan alustada siis enda ettevõttega. Või tegelikult juba selle käigus oleks hea. Plaan on siis selline, et kõigepealt minna ka siis ripsmekoolitusele, mis on mul põhimõtteliselt juba nagu niimoodi ära planeeritud enam-vähem, et kuna see võiks mul olla. Pärast seda siis ongi, et mingi 2 kuud õpin seda või 6 aega niimoodi, et nagu pakun teenust juba, aga siis odavama hinnaga. Ja siis selle ripsmeväri kõrvalt siis üritan ikkagi aasta lõpus oma märkmiku välja saada. Ja plaan praegu on siis selline, et ei ole kindel, kas saan valmis ka koduka, et kust siis nagu niimoodi, et tellimusi saab esitada ja niimoodi, aga praegune plaan on rohkem nagu, et minna kuskile jõululaadale siis neid uue aasta kalendreid, märkmikke müüma. Selline siis on see praegune plaan. Minu elu on järgneva 3-4 kuu plaan suures võtmes. Et ma näitan ka teile oma esimest sellist suuremat trükki ja praeguseid, mõndasid tegelikult, räägite juba kõiki neid gaasi, mis ma olen endale juba siin varunud, vaadanud, millised nagu peeldivad ja ma tahan kõiki neid muidugi ka customize ida. Ehk siis nagu peale tegelikult nagu graveerida või mis iganes selle nimi on,
siis oma see nagu logo, mis ma veel mõtlen, et mis see logo on. Mul on paar mõtet on, et mis nimi nagu ongi mu logo oleks sinna märkmikute peale, aga mul on paar mõtet on, et mida sinna peale ja mis värvi ja kuidas. Aga see on veel nagu tulevik veits, et kuna ma selle ükskord ära teen. Aga ma näitan teile, millised need siis, milline see sisu nad on. Et siin on siis minu see sisu, see esimene suurem print, mida ma nüüd tegin. Et ma olen juba siin natukene vaatanud, muutnud, katsetanud. Et jah, igatahes kindlasti ma panen sinna sisse sellise asja nagu lugemisjälgija, sest mulle nagu meeldib selliseid asju teha. Ma juba katsetasin ka siia, et kas see nimi, autor ja raamatu nimi mahuks. Ja see, mis mul oli, see mahtus, aga nagu iga kord ei pruugi mahtuda, nii et ma võib-olla muudan seda natukene veel. Siis selle ma teen nagu ka sellise vabakirjutuslehe. Selle ma muudan kindlasti ära, seepärast, et mulle ei meeldi, et see ei olnud nii paksult nagu välja. On ka mul selline asi nagu manifesteerimislehekülg. Selline. Ka sellised lehed. Ja on ka selline, et kus ongi siis selline kalendri osa. Ehk siis väike kalendrikene, mis siis näitab, et nädala põhimõtteliselt vaate. Ja siis iga nädala alguses ma olen siis pannud prioriteedid, et 3 põhilist nagu prioriteeti. Ja siis on ka need päevad sellised. Ja ma tahaksin, või ma paigutan niimoodi, et iga siis kuu alguses on esimene leht see. Kõik saavad ise valida, mida ja kuidas nemad sinna mida paigutavad. Et on võimalus ka selline, et teeksin niimoodi siis põhimõtteliselt, et eraldi välja trükituna on siis need kuuvaated ja siis teisele poole kuuvaadet ma siis teeksin või niimoodi, et siis nagu kõrvale on siis selline vabakirjutusleht või seda ma veel nagu ei ole enda jaoks välja mõelnud, aga ma siin koos teiega praegu mõtlen, te võite ka oma arvamusi jagada mulle, mul on võimalus veel kõike muuta, värkisärki. Ja siis selline, et ongi põhimõtteliselt nagu, et esimene avaleht on siis kohe, see kuupäev on praegu vale, aga muidu niimoodi, et olekski 1. jaanuar, esimene nagu kuu ja siis kohe selline. Ja siis algab juba nagu, et läheb edasi, aga siis ongi see, et ta on natukene nagu nihkes põhimõtteliselt, et on küll alguses nagu selline siis, aga järgmine leht oleks siis põhimõtteliselt selline, et on siis siin nagu need, ainult need ja kõrval oleks siis näiteks juba järgmine nagu järgmist kuud ei oleks, aga nagu saate aru minu potist, ma loodan. Ja ma pean veel augustajaga ära augustama need lehed, et ma saaksin siis kõik kokku panna ja siis see oleks minu esimene trükk. Täitsa nagu lihtsalt ongi nagu sealt kanvast võetud, trükitud ja värki. Nüüd on ainult vaja kanvas muuta natukene ja paigutada niimoodi, et kuidas oleks loogilisem märkmikus hoida neid ja järjestus oleks parem. Selline siis minu ränts siin, et millised mu märkmikud tulevad. Või selline kõige algelisem versioon, kõige esimese versioon, sest tegelikult ma tahaksin enda custom kaasi ikkagi teha. Ja ma selles mõttes mingid nagu sellised mõtted on juba peas, et mis ja kuidas, aga kus, see on juba selline, et ma ei tea, et kust siin Eestis ja kui kallis
sest ma oletan, et Eestis nagu sellise asja tootmine on päris kallis, päris kulukas, sest Eestis on kõik kallis ja siis ma oletan, et see on ka ikkagi päris kallis. Aga loodan, et teile juba pakub huvi selline esimene versioon ja ütlege, mis te muudaksite, mis teile meeldib ja mida te veel sooviksite, sest ma teen seda nagu endale, aga ma teen ta ka teile. Nii et teie soovitused ja kõik asjad on teretulnud. Ja. Aga ma arvan, et selline oligi siis minu selle nädala video, ehk siis unboxingud ja minu elu muutused, mingi erand lihtsalt. Ja aga loodan, et teile meeldis. Pange subscribe, pange like ja kirjutage siis märkmiku osas sinna alla kommentaaridesse ja näeme järgmine kord. Tšau!